Tänu Jeesus, au Jumalale, kes on selles paigas. Ta ütleb, et tema on oma rahva kiituse ülistuse keskel. Ja meil on ainult üks suur tarkus öelda, et me oleme rõõmsad. Me täname ja kiidame sind. Rõõm issandas ongi meie tugevus. Me kuulutame endid tugevateks, sellepärast, et meil on põhjus rõõmustada oma issandas. Nii, ja täna tahan alustada, kuigi mu jutluse pealkiri on nagu peaaegu nagu niisugune jooksukrossi pealkiri, et Joosepid edasi. Et ühesõnaga, et meil on kõigil kutsumine nii nagu Joosep. Ma tõin Joosepi välja. Piiblis on palju kutsumisi, kellel on ja tegelikult Joosep on nagu kohati mulle tundub nagu niisugune võrd või eeltähendus Jeesusest. Sest et tal oli üks kutsumine, mida samamoodi teised keegi. Et ta jõudis, et ta jõudis tegelikult, aga kui me nüüd räägime, et kui me mõtleme endite kutsumist, eks ole ju, siis vahel tuleb küll niisugune asi, et mitte midagi aru ei saa, mis sünnib, eks ju. Aga ometi, nii nagu ma eelmine kord ka jagasin, et me oleme ühes ajas ja minul on küll täiesti suur veendumus, et Jumal on täiesti teadlik sellest, mida ta teeb. See, et meie kõigest aru ei saa, ei muuda seda, et mida ta meile on näidanud või rääkinud, et see justkui oleks sellest plaanist väljas. Aga sellepärast tahangi alustada kõigepealt 1. Korintuse kirja 10. peatükist ja salmid 12 ja 13. Need olid ka kirikukalendris, need kirjakohad just selle nädala omad ja läksid väga hästi mu jutlusega kokku. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda. Vaid koos kiusatusega valmistab ta ka väljapääsu. Ja muide, siin tahaks tsiteerida, et Piibel ütleb väga selgelt, et Jumal ei ole kiusaja, eks ju. Nii, et te suudate taluda. Ja Rooma kiri 5 ja 8, see on nagu nii fundamentaalne tõde, aga mida tuleks endale just nagu vahel meelde tuletada? Miks me siin üldse sipleme? Mis me siin üldse toimetame? Mille jaoks see kõik on? Meil on nagu eesmärk, et meil ongi eesmärk maailmaga vastuvoolu sõita või? No täpselt siuke mulje jääb ju, eks ju. Aga kui me teame, miks me seda teeme, ja see on Jumala sõnas ka kirjas Rooma 5.8, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Mina ei teadnud Kristusest mitte midagi, siis kui ma siia ilma sündisin ja kuigi tegelikult mul oli kodus üks vanaema ja vanaisa, kes rääkisid Jumala asjadest, aga too aeg ma arvasin, et kui nemad, siis tuli välja see, et kui nemad pöördusid Jumala juurde, siis nad rääkisid, et aga nad on varem ka Jumalaga koos käinud, aga lihtsalt on vahepeal jäänud nagu asjast kõrvale. Ja ma mõtlesin, tõesti ma tõdesin, et nende elu selle tulemusel, et nad nüüd uuesti hakkasid Jumalaga koos käima, ma nägin, et muutusid otsused, muutusid valikud, muutus ka see, et kui vanaisa tavaliselt, kui me kokku tulime, võeti ikka kärrakat ja lauldi konnamatsi varbaid, siis pärast seda toimus muutus. Kogunemisi oli ja väga palju vanaisa korraldasid pidusid, et lapsed ja lapselapsed külla tuleksid ja naabrid olid külas ja meil olid ühised saunaõhtud naabritega, et meil oli saun nagu mitme pere peale, meie naabrid kasutasid meiega koos ühte sauna. Et see oli olnud juba enne seda, kui meie siin vanaema ja vanaisa selle maja ostsid ja see oli nii tore traditsioon, nii hea oli tõdeda, laupäeval tulevad naabrid külla ja siis oli alati niisugune tore olemine aga see olemise nagu niisugune atmosfäär või muutus. Aga ikka oldi rõõmsad ja küll on tore, et naabrid mitte sellepärast ei jäänud ära, eks ole sealt ja nii me ütlemegi, et me käime kõik ühte teed. Ja tookord, kui vanaema ja vanaisa sellest kõigest rääkisid, siis tegelikult ma ikka proovisin vanaisat päästa, sest vanaisa läks minu meelest lolliks. Mul oli vaja teda päästa. Aga tead, mul ei õnnestunud. Tundub, et ma läksin ise samasse
mitte kraavi ei saa selle kohta öelda, ma läksin, astusin ka sinna pilve peale, siis võiks öelda. Nii et, nii nagu ma eelmine kord jagasin meiega siin, kes kuulasid või kes kuulavad praegu nüüd, siis tal ei ole seda eelmist jutlust ja ometigi ma jagasin seda, et me läheme ühte üleminekuperioodi. Ja üleminekuperiood võrdlesin, see on nagu uus vein, mida valmistatakse. Ja uut veini ei saa panna vanadesse lähtesse, see on ilusti piiblis kirjas. Ja kui me tehakse uut veini, siis tähendab, selleks, et uut veini ladustada, peavad, meie tänapäeval ladustame kõik pudelitesse. Nii palju, kui ma tean, inimesed teevad veini. Aga too aeg pandi lähkritesse. Ja vaata, siis ei olnud seda, praegu ei ole piirangut. Aga mina usun, et ka see, kui liiga toores vein on, ta ei ole käinud, siis see lükkab korgi ära, ta läheb halvaks, ta ei ole valmis veel sinna pudelisse villima. Selleks on hoopis teised mahutid ja hoopis teine tehnoloogia. Nii et meid valmistatakse. Ja seda ma tean ka, et see valmistamine hakkab päris intensiivse tegevusena. Kõigepealt pannakse, kui me ütleme, et meie oleme see Jumala hea viinamarja vein, eks ju, siis ta kõigepealt tambitakse ju seal, eks ole, neid marju. Ja see ei ole sugu, kui ma mõtlen, et mina pean olema seal üks mari, mida siis tambitakse, siis ma ütlen küll, ma arvan, et see ei ole väga mugav, keegi sul otsast tambib, eks ju. Aga kes rääkis mugavusest? Nii et kui me räägime, et me oleme see uue ajastu vein ja need prohvetlikud kuulutused, me ei ole neist teadmatusse jäetud. Alles hiljuti Rein Uuemõis läks issanda juurde ja tema rääkis prohveteeringust, mis oli Eesti kohta juba teise maailmasõja öeldud. Ja see kõlas, et Eestimaale tuleb suur Jumala ärkamine ja tulevad tuletõrjujad, kes selle ära kustutavad, aga siis teatud aja pärast see puhkeb jälle uuesti põlema ja seda ei kustuta enam mitte keegi. Ja tõin ka välja selle, et ma ei saa sinna öelda ülemaailmselt, aga Ameerika kohta küll, kui see Rick Joyneri prohveteering oli, mille ta sai, et tuleb et tuleb niisugust 2 lainet ja esimene laine on see, et sellest esimesest lainest tulevad need töötegijad 3. laine või 2. laine jaoks. Et 90ndatel ta ütleb, oligi see laine, kust väga palju tulid ja mäletate, ma eelmine kord jagasin, et tõesti me olemegi kõik see, meie kogudus konkreetselt on selle 90ndate vili. Jah, meie oleme siis tulnud see kogudus, siis see aegu asutati 94. aastal, nii et tegelikult me oleme just täpselt sellesse ajastusse. Ja kui ma nüüd eelmine kord nimetasin ka ära, et mul tekkis täitsa, kui ma seda ette valmistasin, tuli meelde, et Harri Leesment ja Allan Laur ja Märt Vähi, nad olid sõnakuulelikud Jumala kutsumisele. Nad tulid välismaalt tagasi Eestisse. Kui me ütleme minul, kui ma tõesti mõtlen, vau, tagantjärgi, siis kui nad tulid, me lihtsalt läksin voolu kaasa, nii oli ja tärkamine oli ja kõik oli vägev ja Jumal sai äkki reaalsuseks, ennem oli lihtsalt keegi, keda pidi vanaisadki selle eest ära päästma. Ja siis sa mõtled, ja mina sain selle, et tegelikult Piibel räägib meile ka ühest imelisest seisusest, ta räägib pruudi seisusest, et me kõik, olgu siis need, kes juba on, lumi tuli tuhinal alla praegu mööda kaktust nükse püünaga, et need, kes on kunagi juba elanud, need on ka kõik pruudid. Meie oleme pruudid. Me kõik oleme kutsutud sinna pulmapeole. Igaüks tuleb nagu erinevast kohast, osad äratatakse surnud ülesse, osad ihud muudetakse. Kuidas see toimib? See on meile, kui me räägime nüüd seda füüsilist maailma ja selle toimimist, see tundub meile täitsa võimatu, eks ole ju. See on ikka nagu korralik muinasjutt. Aga mina usaldan seda Jumalat, keda ma olen siiamaani teeninud ja tegelikult kui päris aus olla, ma olen olnud nende aastate jooksul kristlane olles mitmeid kordi väga sügavalt pettunud, väga sügavalt augus, väga sügavalt nagu ahastuses nende olukordade pärast, mis on juhtunud mu ette ja Jumal on igalt poolt mind välja toonud ja lausa auga. Nii et, ja kui me räägime seda pruudi seisust, siis tegelikult ma tahaks öelda, et pruud, kes valmistub oma pulmapeoks, ta peaks olema ka varustatud. On ju, loogiline. Pruutidel on vaja mingil päral varustust. Kas või selleks,
no kui ütlete, kui pruut on ikka nii üdini nälginud, ma ei räägi endast, et ühesõnaga, et pruut on, nagu öeldakse, et ta on elu ja surma vahel võitleb, tal ei ole elu hinge õhku, tal ei ole rõõsat palgeski olemas, sest ta on nii vaevatud ja koormatud, siis tegelikult ma arvan, et Jumal alustab sealt, et ta puhub tema sisse uut elujõudu ja värskust. Muidugi, kui ta, me räägime, et olukordi on inimestel ju ja meil, kus teel me oleme ja me vajame varustust ja tead, kui ma tean, et see tee, mida mööda ma kõnnin või see kutsumine, mis meil on, see on Jumala tahe, see on Jumala eesmärkide täide viimiseks ka see varustus ja kõik see. Nii et ma ei ütleks, et õnnistus või niisugune rikkus oleks nagu, et see on, ühesõnaga, õnnistus on võrdusmärk rikkus. No ma ei ole kuskilt sellest niimoodi aru saanud. Aga ma olen aru saanud, et kui sa oled õnnistatud, siis see rikkus tuleb nagu muuseas kaasa. Kui Saalomon küsis tarkust, siis Jumal ütles, ma andsin talle rikkust nagu muuseas kaasa. Sest ta küsis seda, mis oli mu jaoks väärtus, eks ole ju. Üks juht vajab tarkust ja nüüd annan talle lihtsalt muidu juurde, nii et ma ütlen sulle, et aga meil ei ole vaja taotleda nagu eraldi tohutut varustust. Et ma ei saa, meil kirik vajaks siin rekonstrueerimist, eks ole ju. Teine korrus oleks vaja välja ehitada. Mis see meie asi on? Jeesus on selle koguduse pea ju. Me ei ole läinud tööliinilt ära. Kui meil ei ole seda, mis me arvame, et võiks teha, praegu inimene võiks ju ehitada, eks ole ju. Mõtle, kui hea on ehitada praegu, rahvast on vähe, lükkame selle saali kuskile väiksemasse kohta ja toimib küll, eks. Aga meil ei ole seda antud praegu. Ja sellepärast me ei saa teha seda, mida Jumal meid nagu ei juhi või. Mul on meeles ka eelmisest korrast ja ma panin siia jutlusesse selle kirja, et kõik need, kes on Jumala poolt kutsutud, nende sees on kindlasti ka üks tunnistus, et Jumal juhib neid. Ja sellepärast toon Heebrea kirja 11.5. Ja mäletate, ma eelmine kord rääkisin Eenokist ja seal ütleb niimoodi, usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma. Ja teda ei leitud lihtsalt enam. Räägitakse veel sellest, et tema isa suri väga vanalt ja see lihtsalt suri ära. Aga Eenokit lihtsalt ei leitud ja Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Ja mina arvan, et see peaks olema meie niisugune põhiline positsioon. Nii nagu Hiob ütles, ma olen õige ja Jumal temaga rääkis pärast, aga ta oli ikkagi õige Jumala ees, eks? Ja see oli see, et ära kaota seda ära. Ma olen Jumala tütar, ma olen Jumala poeg. Ma ei mõtle ennast, tead, ma ootan siin seda pulmapäeva, ootan siin sätinast korda, kui see pulmapäeva, no siis teised tõmbavad mind kaasa. Ei, ma lähen täna oma isa ligi, ma täna räägin oma isaga, ma täna vestlen temaga ja sellepärast, see oli nüüd sissejuhatus, et siis tahan tsiteerida, kui oluline on see, et meil on teada Jumala sõna. Et mitte keegi ei saa meid nagu viia sinna valele teele. Ja vaata, Jumala sõna, nagu ma ükskord siin jutlus ka, see juurde, kui ladus jutustiil oli, püha vaim erinevate prohvetite ja läbi, oi kui lahe kõnepruuk neil oli. See ei ole üldse see. Jumala sõna ütleb, et selles sõnas on vägi. Ja kui täna keegi küsib, kuidas kõik, lapsed on huvitatud erinevatest asjadest, erinevatest hobidest. Mina olen aru saanud, et kui kellelgi on midagi südames, niisugune hobi, mis ei ole, nagu ütleme, joomine, lakkumine, purjutamine, vaid et tõesti ta tegeleb, millega tal on huvi, näiteks ta loeb raamatuid tohutuid ja siis Jumalal on ka sellest huvi. Aga ta tahab alati meid juhtida kõige selle juures sinna, et me saaksime kokku elava Jumala sõnaga. Ja sellepärast meie hea tava kohaselt me tsiteerime ikka seda. Minu jaoks on see saanud iga korraga saab nagu, ma ei tea, mulle tundub, et see on kohe nii hea magus asi. Ennast jälle julgusti. Ja mina ei usu, et see läheb tühja, see, mida me siin iga kord kinnitame. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan.
ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna, ja see muudab minu elu igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ja nüüd, kui ma olen Jumalaga ühel meelel, on kõikide, no ütleme ühel meelel ja ma tean, et see on Jumala kutsumine ja ma liigun edasi, siis see on asjade kulgemisest läbi minnes üks väga kerge asi. Ma olen ühes hingamises Jumalaga, mul on tunnistus minu vaimus, ma käin Jumala teed ja mul on ka võib-olla lihtsam vastu võtta neid muutusi, mis tulevad ja vahest mõned muutused, no nagu me oleme siin olnud vastastikku teineteisele nagu toeks ja abiks, kui tulevad väga rängad olukorrad elus. No aga neid on tulnud, me oleme nendest läbi läinud, eks. Kui sa mõtled, eks ole, kui kellegi tütter rahu ajal, kellegi tütrest läheb läbi püssikuul, no siis on ikka tõesti mõtled, et mis toimub, miks sellised asjad, eks. Ja kui me jääme sinna miksi peale, siis me tegelikult kaevame ennast auku, aga me ütleme, Jumal, me läheme siit läbi. Me läheme siit läbi, me tuleme siit välja ja me võib-olla ei teagi, mis on see viimane katarsis, eks ole, et mis asi see nüüd oli, kus see kurat nüüd nii vihaseks sai. Niisiis, aga täna, kui me siin oleme, siis ma tahan teiega jagada ühte pilti, mis ei ole minu nähtud pilt, vaid mis on niisugune naine nagu Jelena Mereskot. Ja tema on näinud selle ilmutuse 24 aastat, ta tõus kuskil 24, kuskil sinna kanti, sinna aastat tagasi. Ja ta nägi ühe nägemuse sellest ja ta teadis siis, kui ta nägi üle 20 aasta tagasi, ta teadis, et see on pilt viimastest aegadest, ta teadis, et see on sellest ajast pilt, kui tuleb see, mille kohta me ütleme, suur Jumala au tuleb ilmsiks. Aga ennem seda Jumala au on siis see, ja ma kasutan seda, jagan teiega seda tema tunnistust ja see oli minu jaoks hästi niisugune kujundlik selles mõttes, et vahel me jääme kuskile kinni, oleme piiratud, aga kuna ma hakkan siis seda jagama teiega, siis ma usun, et Jumala vaim töö liigub siin koos meiega. Ta nägi finantsilist jõge. Ja ta nägi seda, et need kristlased olid seal kalda ääres ja neil oli kõigil käes niisugused plekkruusid. Mina olen veel sellest ajastust ja tema ütles seal ka, kui ta rääkis oma tunnistust, et temale tulid täpselt need veneaegsed sõjafilmid meelde ja ta ütleb just need plekkruusid, mida vaata sõdurid kaasas kandsid kogu aeg. Et kus iganes sai võib-olla juua saada ja ta ütles, et need inimesed, need olid just nimelt kristlased ja läksid aeg-ajalt läksid sinna jõe äärde ja ammutasid sealt finantse. Ja oli meeskond ja see meeskond kuidagi oli nagu niisuguses valvetempos, et et nüüd võtame siis kruusidega ja siis teatud aeg nagu ei saaks jälle minna võtma sealt. Ja ikkagi oli teatud määratud aeg, millal nad said neid finantse võtta sealt. Ja olid inimesed, kes väga kartsid seda protseduuri, et lähevad äkki need finantsid päris ära. Et nad läksid sinna jõekalda äärde ja keegi hoidis ennast, ta ei läinud isegi jõekaldast kaugemale, sest ta kartis, et äkki kaovad ära. Oli seal hästi jõe ääres ja nad ütlesid, me oleme nii arukad, me ei lähe üldse jõest kaugemale. Ja ometigi nad ütlesid, näeme, jälle ammutasime, nüüd jälle tuli, no ma ei tea, millega iganes seda võrrelda, et teatud aeg läks mööda, et nad vaata, me võtsime sealt nüüd finantse ja nüüd me jagasime seda, ütleme, meil on 3 suurt paberilehte, me jagasime need kõik ära ja andsime teistele, aga küll me oleme targad ja arukad ja tublid ja leidlikud ja mida iganes. Ja jagasid selle pikema perioodi peale ära. Kuid jõgi voolas kogu aeg, kuid olid isikud, kes justkui nagu keelasid ennast sealt võtta, mis justkui nagu kuulus neile see õnnistuse, see egi ja need finantsid. Aga kuidagi nende sees oli mingi siuke tunne, et ma ei lähe sealt võtma. Ja ma küsin täna, milline on sinu mõõde võtta Jumala käest asju? Kas sa muudkui ootad järjekorras? Kas sa, küll sinu kord tuleb? Või sa lähed
ja võtad. Ja sõna ütleb, millise mõõdupuuga mõõdate teie, sellega mõõdetakse ka teile. Nii et vahest tuleb õnnistuste jaoks ka olla julge, mitte oodata. Nii, kui... Ja ma tean, et tema rääkis niimoodi, või nii täpselt tema väljend oligi. Olid ka need, kes olid tüdinud nendest väikestest kruusidest ja üks hetk nad viskasid need lihtsalt minema. No ma ei tea, miks, kas nad läksid siis pihkudega sealt võtma või kuidas see oli. Ta ütles, nii kui nad need kruusid minema viskasid, äkki ilmusid nende kätte ei tea kust ämbrid. Neile tulid julgus, et nende käes on uus mõõde. Ja nad said palju rohkem asju sealt ammutada. Ja see ei ole see mõõde, nüüd ma saan palju rohkem asju osta, minul on uus ratas, sul ei olegi või? Noh, et me nagu niimoodi selle peale mõistleme ja mõtleme, näed, kui palju asju ma olen saanud olnud. Vaid neist saad hoopis julgemad kasutajad ja nad jagasid seda, mida nad said. Ja tuli periood, kus nad läksid jõkke lausa sisse. Ja mida enam nad sealt ammutasid, mida enam see kasvas, see oli periood, see oli nagu nende sisemine mõõde ja sisemine mõõde kasvas. Nii. Ja üks detail, mida see Jelena nagu rõhutas seal, kui ta rääkis. Ja kui inimesed, kes olid justkui suuremad ämbrid saanud, need omakorda need ämbrid kasvasid suuremaks. Ja nad ammutasid ja läksid kohe lausa jõkke sisse ja see, millal ta seda nägi, need olid kuskil 2000. aastad. Ja tegelikult ta sai aru, et see oli mõttelaadi muutmine. Millised on minu mõttelaadid? Me oleme ju harjunud elama ikkagi väga korralikus säästurežiimis. Meil oli Eesti Vabariik tuli ja rahavahetus, taas kehtestati, eks ole. Ja kui me räägime, et rahareformid olid 2 rahareformi, siis me mõtleme, et see on ainult üks osa sellest. Ainult üks osa. Ja tead, aga tema rääkis hoopis sellest vaimulikust asjast. See vaimulik asi oli see, et need muudkui ammutasid ja teised kristlased seisid ka seal kaldal ja ütlesid ja tekkis kadedus. Aga kuidas siis nendel nüüd on ja meil ei ole? Aga ma arvan, et siit tulebki see mõttelaadi muutus. Kas ma olen see julge Jumala, kas ma julgen minna Jumala ees ja võtta seda, mis kuulub mulle? Või ma olen see, niisugune orb rohkem, et ma olen kapsulaps või ma olen sinna puu külge poogitud, ma ei lähe sinna. Aga teate, see on mõttelaad, mis ei ole lapse mõttelaad. See on niisugune tunne, nagu ta oleks kuskilt võõrast perekonnast võetud perre. Ja ma tean seda, kuidas võõrast perekonnast võetud lapsed on perre võetud, nad on öeldud, te olete meie lapsed ja te olete täpselt samaväärsed ja teile kuulub kõik. Ja need lapsed on saanud selle nagu enda peale selle katte või tugevuse ja nad ei ole kogu aeg, et me ei ole teie omadeks. Nüüd meie kristlastena teame, et Jumal ütleb, et mina olen teile kõik valmistanud. Ja see pilt on teatud määral nagu Jumalapoolne lubadus, mis on nagu aegadega meie jaoks antud ja see on tõdemus, et issand, sina näitad meile oma mõõdet. Mis on see meie mõõde? Mis on see meie õnnistuse mõõde? Olid ju ajad, kus juba, osadel olid käes ämber, eks? Ja need osadel ämbrid ja teisel on ikka veel kruus käes. Ja siis ta ütleb, ja siis kui läks see Jelena ütleb, ta ütleb, et see on nägemus, mis tal on kogu aeg kestnud. See nägemus, mis kogu aeg on teatud eluperioodidel tulnud tagasi ja toonud ta ellu niisuguseid võrdpilte, kuidas meie mõttelaad on nii kitsas. Kuidas Jumal on seda mõttelaadi nagu laiendanud. Meil on nagu, me ju piiblist loeme. Jumal tuleb, teeb teid terveks. Pange käed peale, ei saanud kohe terveks. Milles probleem on? Siis ikka mõtled, ma ei ole piisavalt väärt, mul on ikka midagi viga, ma olen vist vaeslaps, ma olen hoopis orb. Ei tea miks, aga see ei ole üldse niisugune mõttelaad, vaid ma arvan, et see mõttelaad on hoopis kuskil varasemalt. See on tekkinud kuskilt meie kodudest. See on väga paljudel on see mõttelaad, mitte siis, kui ta hakkas Jumalaga käima, võib-olla ka siis,
aga ma arvan, et tal on varasem eluperiood olnud, kus ta on pidanud, tal ei ole olnudki seda turvatunnet, ta on pidanud iseenda ees seisma, tal ei olnud ei seda isa õnnistuse katet, tal ei ole jumala õnnistuse katet, hea kui kellelgi on väga tore ema olnud, aga ma räägin, meil on väga palju neid perekondi, kus isad olid nagu, mina olen kuulnud, isad olid nagu, ma ei tea, nagu Brežnevid. Nad olid kuskil seal olemas ja siis, kui üks hetk, nad tegid suurt häält ja siis, aga muidugi ma ei räägi kõigist isadest. Ma räägin, minul on üks mingi oma ka ja siis mõtlen, miks, kui ma Jumala juurde tulin, miks mul oli nii raske Jumalat usaldada? Sest et ma ei ütleks, et mu isa oli alalõpmata kuri, aga ta oli kuidagi kaugel kuskil meist, minust. Kuidagi kaugel ja kuskil ära ja miks ma ei suutnud võtta Jumalat samamoodi, et ma lähen teda usaldama. Mina olen just nimelt see, kes olen seisnud järjekorras ja oodanud oma aega. Kuni Jumal on nagu laiendanud mu mõttelaadi ja ma olen nagu aru saanud. Ei, kuulub kõik mulle. Ma olen tundnud oma sees isegi, võib-olla teie ka, et kui kellelgi on, mul ei ole niisugust vihkamise kadedust. Mul on alati see mõte, Jumal, mina tahan ka, mul on nii põnev, mis on selle asja taga, Jumal laienda mu südant, Jumal laienda mu mõtteid, ma olen kogu aeg selle positsiooniga, mul on alati tohutult rõõmus, kui kellelgi on suured õnnistused, ma ikkagi väga, väga rõõmustan selle üle. Ja siis Jelena ütles, et kuskil 7-8 aastat tagasi, siis selle nägemuse peal, mis tal kordub niimoodi, Jumala vaim tuletab meelde, seisis Jesaja 23, Jumal näitas talle. Ja ta räägib seal, kui sa võtad lahti selle, mina võtan ka ise lahti, Jesaja 23, kui sa selle juba lahti said, nii. Ja siin räägib Tüürosest. Nii, kuna mina olen selle kodus juba ennem läbi lugenud ja eks ma olen varem ka seda kirja kohta lugenud, Tüüros oli üks kaubanduse keskus, kus voolasid tohutud finantsid. Ja tema kuulis, kui Jumal ütles Jelenale, kasum sellest maailmast saab olema pühendatud Jumalale. Ja siis salmid 18 räägivad, aga tema tulu, siin ta räägib, kuidas nad teenisid selle linna pealt ja siis või mingid linnad tehti siin veel, mis ei olnud üldse, oligi selle jaoks tehtud, et neil oli nii hea käekäik, rajasid aga uued linnad ja muudkui olid ülemeelikud ja olid üleolevad ja siin, aga mina ei loekski ette, vaid et kui sa tahad kodus loe seda, aga tema tulu ja hoora palk on pühitsetud issandale. Olgugi, et selle raha eest võib-olla tõesti ei teenitud üldse Jumalat seal Tüürosel. Need rahad kasutati puhtalt oma asjadeks ja siis ütleb Jumal, see on hoora palk pühitsetud issandale. See on tulu, mis on pühitsetud issandale. Seda ei kuhjata ega talletata, sest see tulu saab neile, kes elavad issanda ees, külluslikuks toiduks ja kauneks kehakatteks. Aga mäletad, meil on ühe õe tunnistus Inglismaalt, kuidas ta ütles, et Jumal näitas talle ette, kuidas ta läheb mööda tänavat ja tema külge kleepus kõik finantsiline rikkus. Nii et ta teadis isegi, et keegi kuulus näitleja, millegi pärast olid tema nagu need, ma ei tea, kas ta siis suri ära või lihtsalt pärandas, aga ta teadis, et see pärand kuulub talle. Ta isegi ütles selle näitleja nime, aga mul ei ole meeles see. Ja siis ta ütles, ja ta lihtsalt kõndis ja kellel iganes, kus aken lahti oli või ei olnud lahti, ta ütles, kõik kleepus tema külge. Ja nüüd tihti me mõtleme, et no millest me siis nüüd täna, meil pole siin, me räägime mingit suurtest finantsidest, aga tead, Jumal ütleb, kui tuleb see aeg, mis tuleb, siis on ka varustatus. See ei ole ainult rahaline varustatus. Ma arvan, et see on igapidi varustatus, meeskondlik varustatus. Sul on siis, sa ei pea mõtlema selle peale, et oi, et mul on vaja inimesi minna teenima, aga tead, mul ei ole sõiduraha või mul ei ole auto on ära lagunenud. Nii et ma arvan, et see on nüüd see koht ja piiblis on ilusti kirjas, et see on meie mõttelaadi muutus. Me peame üleminek ette valmistud, kui Iisraeli rahvas läks välja kõrbes, siis nende mõttelaadi ka nagu muudeti. Nad tulid välja kust kohast? Orjusest.
Iisraeli rahvas tuli välja orjusest. Ja nüüd nendel oli, nad ei saanud vana suhtumisega enam minna. Nende unistus oli ikka jube suur unistus. Saaks liha ja küüslauku, sibuleid ja küüslauku. No on ikka unistus. Aga nende unistus, orja unistus ongi niuke, nagu ta on. Ja ma loodan, et ma jõuan sinna mõttelaadi muutustest ka sellesse, et tihti mõeldakse, oi, nüüd ma olen Jumala laps, nüüd ma olen siin kuning, nüüd andke ja tooge mulle, tulete mulle, tooge mulle, ma tulen teile, andke mulle, et kõik siuke asi ongi. See võib nii olla, aga me ei tohi unustada ära. Me oleme isa kuningriigi esindajad, seega on meil vastutus selle kuningriigi ees. Anna. Ei, meil on vastutus käituda, nii et terve aeg Jumal teeb ühte tööd meie meeltes. Ja ma usun Johanne või see Joosep, millest ma täna ütlesin Joosepid edasi, siis tegelikult Joosepil oli üks siiras avatud mõttelaad. Oi, vennad, teate, ma sain Jumala käest sõnumi, tead, mul on see triibuline kuuesa isa käest ja kõikidel kadedus tekkis nagu selle kalda ääres seal, et osadel, kes on saanud õnnistust, teised on ka kõrvalt kadedad. Ja Joosep, oi, tulge nüüd, tead, vennad, te saate mind aidata, isegi te saate minu visiooni täita. Oled võib-olla sinagi teinud niimoodi, et sul on Jumala käest mingi visioon, sa lähed seda teistega jagama ja mis tehakse? Teised kadedusest tõmbavad sulle niimoodi vee peale ja siis sa mõtled, et mis nüüd juhtus? Ja mõned isegi ei jaga oma visiooni, mõtlevad, et äkki kaob ära. Tead, kui see on Jumala käest, see ei saa lihtsalt ära kaduda. Ja neid kutsumisi, Jumala visioone, neid tuleb tuulutada, neid tuleb lugeda. Nende pärast tuleb vahepeal, Jumal, miks ei ole täid küsida? Ma olen sinu tütar, miks see viibib? Kas see on minu või on see sinu plaan siin praegu viibida? Jumala käes on ajad ja ajastud ja kui nüüd need olukorrad, mis olid 5. Moosese raamatus kirjutatud 28. salmis, see oli teeb ilusti. Vali, kas õnnistus või needus. Kui sa kuuletud oma Jumalale, kui sa käid oma Jumalaga, kui sul on see tunnistus, et sa oled Jumalaga ühel meelel, sa oled Jumalaga ühes rütmis, siis sa oled minu poolt õnnistatud. Ma õnnistan sind rohkem kui ühtegi teist rahvast, rohkem kui ühtegi teist tütart. Piibel räägib niimoodi, et ma õnnistasin, sa oled õnnistatud rohkem kui teised rahvad. See on täpselt seal kirjas. Niisiis, ta ütleb, ma olen pannud sind kõrgemale kõigist rahvastest, võt täpselt siuke sõnastusel. Sa ei ole mitte saba, vaid sa oled pea. Ja kui sa oled vaimses maailmas teistest kõrgemal, see ei ole uhkuse koht. See ei ole see koht, mille pärast ma olen kõrgem, vaid kui sa oled Kristuses, siis sa ei ole enam saba, sa oledki pead. Tegelikult on kogu mõte selles, tead, ma tean, kes ma olen. Ma tean, et ma olen Jumala tütar. Ma tean, milleks ma olen kutsutud. Mina ei tea, kuidas see kõik realiseerub, aga ma vähemalt katsun oma identiteeti teha või puhtaks või hoida oma identiteeti alles. Sest teate, kõik need aastad, mis mina olen Jumalat teeninud, ma olen esimesed aastad tohutult võitlesin selle identiteediga, kes ma olen. No muidugi mul oli ka see, sa oled naine ja pastor, ei. No see on täitsa vale inimene vales kohas. Ei, sellist asja üldse olla ei saa. Minul oli ainuke tunnistus see, mina ei ole ennast kutsunud, mina ei ole ennast valinud, mina ei ole ennast ülendanud, see, kes sa tegi, oli Jumal. Ja nii et siis, kui me nüüd räägime sellest, et me oleme pea, ja Piibel räägib väga ilusti niimoodi, tead, sa ei peagi laenama. Sa annad hoopis ise rahvastele. Ta ütleb lausa Piiblis, sa annad laenu rahvastele, et Kristuses on kogu su rikkus. Me ütleme, oja raha on see põhiline rikkus. Ma arvan, et siin, kui sul on hästi palju raha ja sa oled hästi loll, siis sa võid nad saavad teada, et sul on raha ja sa võid selle 3 nädalaga oma miljonit niimoodi tühjaks teha, et sellest ei mitte midagi, sul ei endale ja mälestust ka. 6 aja pärast sa ei mäleta ka, et sul see raha oli. Nii et see, et mul lihtsalt on ainult raha, see on ainult üks pisike mõõde, see on ainult mõttelaadi üks osa. Et varustust on vaja, see on ilmselge. Paulus ütleb, et rikkus, koguge rikkust, mis on taevas, mida rooste ja koi ei söö, siis tähendab, peab olema midagi veel lihtsalt. Et aga siin me lugesime selgelt, see sama rikkus, mis on maailmas, on kogutud, varutud, see läheb nendele,
kes elavad issanda ees, kes on saanud selle tunnistuse, nagu Eenok ütleb, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Nii. Ja nüüd ma lähen, Paulus ütles siis selle kohta ja nüüd see asi on valmis avanema viimastel aegadel. Kruus on üks mõõde. Ja kujutate, kui sul on julgust visata see väike mõõde oma elus, see väike mõttelaad oma elust minema, siis tegelikult see on varustus, on nagu kanal. Noh, ütleme, see on nagu kruus. No mina tean, et minu varustus tuleb minu palgast. Oi, aga tead, töökohast oli koondamine, kadus ära, varustus sai otsa, eluisu on läbi. Nüüd kõik. Aga Jumal ütleb, mina ei ole niisugune kruus, ma ei ole mingi plekk kruus, et ta on ühe võimaluse teile annan. Kindlalt teatavad kanalid ainult, ei. Jumal ütleb, mina olen allikas ja vaata see allikas, kes mina olen. Tead see, nagu me ütleme, see kanal või kruus ei ole minu allikas, vaid minu allikas on see jõgi, mis voolab. Seda jõge, mis Jumal on voolama pannud, seda ei saa mitte keegi peatada. See ei saa minna jõevool väiksemaks, see saab ainult suuremaks minna. Et see jõevool muideks võib vahest, kui sa oled oma asjadest kinni, võib viia ära su majad ka tee äärest. Igasugused piirangud võib su elust ära viia see jõgi, kui sa sinna äärde satud. Kes suudab voolavat jõge peatada, ma arvan, et see ei ole eriti võimalik. Nii et tegelikult mina vähemalt olen endale juba pikka aega meelde tuletanud seda asja, kus on minu allikas. Kuna meie koguduse kohta tuli tore niisugune ilmutus, et kui meie koha nimi on ja Jumal ütles, et ma annan teile sellele paigal uue nime. Ja no ma selle probleemiga teatud aeg tegelesin ja kuidagi siis Jumala vaim nagu juhtis, sest et huvitaval kombel mõtled, et kokku sattumus, eks ju. Lihtsalt. Maailma inimene, alguses oli selle maja, kui me ostsime selle hoone, siis selle nimi oli Laadaplats 1. Ja nüüd lõpuks valla otsusega muudeti selle nimi Allikmaa tee. Ja nüüd me oleme 2. Ja Allikmaa tee ja kuidagi sellele mõeldes äkki Jumala vaim, nagu sa saad aru, see ongi Allikate maa, nii et uus nimi on sellel paigal Allikate maa. Ja ta ütles, et meie kogudus on tee Allikate maale. Ma usun, et neid kogudusi võib veel Allikate maal, aga üks nendest olen meie. Ja nüüd me mõtleme, vau, aga Paliveres on päriselt ka Allikate maa. Siin on päriselt mitmeid allikaid. Räägitakse, et see bassein, mis siin Paliveres on kaevatud, seal on palju allikaid põhjas. Muidu see vesi ei tuleks lihtsalt, oleks ammu ära vajunud. Et me olemegi selles, nüüd see on Jumala läte, Jumal on see allikas. Aga kujutad ette, kui tuletada meelde seda fakti, et Eelia, kui tuli maale nälg, siis kes Eeliat varustasid? Need olid linnud. Kust nad tõid talle selle söögi? Mina ei tea, võib-olla tõid siukses kohas, kus, nagu öeldakse, on restoranid, kus on kõik hinnas, inimesed võtavad omal rohkem ette, jõu ära süüa, kaarnad tõid selleks Eeliale. Aga Eelia ei saanud ise sellega mitte midagi teha. Ta lihtsalt need linnud tõid. Ühel hetkel linnud enam ei toonud, siis ta pidi sealt kuskile minema. Vaata, kui huvitav. Üks kanal lõpeb ära, see üks kruus, millega teda varustati, see üks oli kanal, see lõppes ära, sai otsa. Ja ma usun, et ka, et kui meid on kutsutud Jumala teenistusse, meil on kutsumine Jumala silmis, siis meil ei ole see, oi nüüd see asi sai otsa, nüüd on mu seismine. Ei, nüüd me läheme siit edasi. Jumal tõenäoliselt muudab, teeb, parandab, aktiveerib. Terve aeg ta on teinud selle jooksul, kuni siiani tööd meie sees. Ja ma tahtsin väga ära tuua ka selle Korintuse kirjas, kus Paulus ütleb, kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes. Ja õpetussõnades, sa kindlasti tead seda kirjakohta, see on üks osade inimeste lausa lemmikkirjakoht, õpetussõnad 10:22. Ja see ütleb niimoodi, see on issanda õnnistus, mis teeb rikkaks ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde.
Muideks see on eestikeelne tõlgendus. Vene keeles issanda õnnistus teeb rikkaks ega too endaga kaasa muret. Vaata, ma ennem tõin välja, sa võid ju rikas olla, aga 3 nädala pärast sa ei mäletagi, et sul on kunagi rikkus olnud. Et ta ütleb, et see ei too endaga kaasa muret. Nii et kui sul on ka finantsiline küllus ja sa laenad kellelegi, siis sa ei laenad mitte sellepärast, et sul enam midagi endal ei ole, et sa juba ette muretsed. Oi, ma jõan kokku, ükskord nüüd see uks avati, nüüd rohkem enam ei avane. Kuule, Jumal on allikas. Et tegelikult ma räägin seda selleks, et meie oma mõttelaadi natukene avardada. Ja ma võtsin King Jamesi inglisekeelse piibli ja seal ta ütleb, issanda õnnistus teeb rikkaks ja ta ei lisa sellele mingit valu. Nii et tegelikult võib öelda kõigis 3 keeles väga hästi, üks täiendab teist. Mul ei ole valu selle pärast. Issanda õnnistus, need on tema õnnistused ja ma ei torma ette. Nii et kui sul on kutsumine, sa tead, mis on sinu kutsumine. Jumal on öelnud, mis saab tulema. Sa praegu selles olukorras, kus sa oled, ei tea, kus sind asetatakse olevikus, tulevikus ja minevikku. Me ikka veel natuke mäletame, eks ole, et seda oled saanud sõna ja oled võtnud selle sõna ja ütled, et tead, väga paljud sõnad ei ole veel täide läinud. Ja mõnedel ongi tekkinud see koht, et tead, nii palju ühesuguseid sõnum, viskan minema, õige, mul seda vaja, tead. Ega siis, aga Jumal, kui on selle asja taga, siis tegelikult, ma olen seda isegi mitmeid kordi jutluses maininud, et kui sul on sõna Jumalalt ja see pole täide läinud, siis kas sa oled Jumalalt küsinud, tema on ju sinu see allikas või partner, kas sa oled Jumalalt küsinud, mis ma pean tegema, kas ma pean kuskilt kaevama? Kas me peame midagi maha panema? Me võime täna öelda, et kirikutes on väga vähe uut rahvast, eks? No, ma olen paljudes kirikutes käinud. 2 inimest tuleb juurde, kellegi, oi, tead, 2 tükki, oi, kui õnnelikud me oleme. No mina oleks ka õnnelik, aga ma saan aru, et see ei ole mõõde. See ei ole jumalik mõõde. 2 inimest, vahelt ei ole, kuidas see algab. Võib-olla tulebki ainult korraga 2 algusest. Aga see peaks seda tähendama, et meie mõttelaad ei ole see, et saaks 3-5 hakkama, no mis ma siin rohkemat veel unistan. Mina ei usu, et Jumal sind ainult selleks 3 inimeseks valmistab. See ei ole üldse Jumala moodi printsiip, nii et me peame siin ka oma mõttelaadi palju suurendama. Nii et kui Jaakob tookord klammerdus selle Jumala ingli külge, Piibel ütleb, et see oli Jumala ingel, meil on Jumal, millest kinni hoida. Nii et tema oli nii kaua hoidis sellest kinni. Kui ma mõtlen Jaakobi loo järgi, kas teda ei petetud piisavalt, kes teda, on ju, üks asi seda oskas ise petta, aga teda peteti aga lõpuks ta leidis, et kui kuskilt üldse õnnistus tuleb, siis tuleb sealt allikast, vaat Jumala käest tuleb ja ma ei lase lahti. Ja ta hoidis kinni ja ta sai selle õnnistuse. Nii et Paulus 2. Korintose 12.9 ütleb niimoodi. Tema oli Jumala käest küsinud tervenemist 3 korda. Tal oli vai, ta küsis tervenemist ja Jumal vastas talle niimoodi. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Ja Paulus ütleb, ma siis kiitlen parem sellest nõtrusest, et Kristus see vägi laskuks elama minu peale, sellepärast mul on hea meel nõtruses, vägivallal, hädades, tagakiusamistes, ahistustes Kristuse pärast, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Kas me nüüd jäämegi selle Pauluse ilmutuse peale või? Kas me nüüd ütleme, tema isegi Paulus küsis 3 korda, mina olen palju rohkem küsinud ja ma olen ka palju tervenemisi saanud. Ja ma olen seda meelt, et küsige, ärge jätke järele. Paulus, aga ju tal oli väga suur selgus. Ju siis sellega sai elada, sellega sai teenida. See ei seganud võib-olla Jumala teenistust niivõrd, võib-olla vahest enestunnet. Ma ei oska öelda, mis asi on vai. Me ei ole kunagi sellest aru saanud, mul ei ole seda ilmutust olnud. Aga seda ma saan küll aru, et vahel on tõesti olukorrad, ma tunnen ennast nii nõdrana. Ja tead, iga kord tuleb mulle siis see meelde. Ja mis sees, et minul ei ole plaani? Mis sest, et mina olen nõrk? Mis sest, et mul ei ole mingeid, tänaseks mul ei ole ühtegi suurt plaani, mida siis täita Jumala riigis. Mul ei ole mitte midagi selle vastu, et mina, ja ma olen aru saanud ka seda, et ei ole midagi. Kui sa enam ise, Maarika, ei suuda nii väga hästi organiseerida,
ei ole midagi, mulle isegi meeldib see, et sa oled nõder. Siis saan hakata mina nüüd juhtima. Ehk siis, et nii. Sõna, mis tuleb meie ellu, ei ole pelgalt informatsioon. See sõna Jumala käest omab ühte loovat jõudu, ühte väge ja seda kasutatakse sinu valmistamiseks. Nii nagu Jumal kasutas Joosepi ettevalmistamiseks tuli sõna. Vennad ütlesid, mismoodi me sind aitame, sa kavatsed meie üle siin valitseda või saad aru, nii keegi üldse ei süüvinud, ei mõelnud, aga okei. Kas siis Jumala plaan jäi sellepärast ära? Ja mina olen rohkem kui veendunud selles, et Jumala plaan ei seisnenud ainult selleks, et Joosepi vennad pääseksid näljasurmast. Mina arvan, et Jumala ülim plaan oli, et ta käiks koos Jumalaga ja tunneks ennast selle avatud Jumala pojana, kelle ees on kõik asjad. See on meie suhtumise küsimus. Ta ütleb, et vaataja silmades on, mida sa näed. Eks vaata, mida sa näed. Kas sa näed tohutut häda ja häda võib olla isegi su silmades. Aga ma toon nüüd ühe näite, mida kõik me teame. Nii, tõuk. Te teate, et alguses, kui tõugust saab liblikas, toimub, minu meelest on see ladinakeelne nimetus metamorfoos ja see muudab selle tõugu, mis alguses oli umbes niimoodi, et maa peal, ütleme ligi maad, kõik asjad sõib ära, mis see tee peale ette, ja siis äkki ühe korraga on ta täiesti liikumatu. Kas ei ole väga sedamoodi, kuidas Jumal meiega töötab? Vahest me oleme nagu kinni võetud, niimoodi seal kookoni sees, teate, ja ta ütleb lausa niimoodi, et me ei ole ainult seal kookoni sees üksnes, vaid ma kirjutasin sealt targast intermeediumist, kus räägib, oli niimoodi öeldud, oota kohe, ma ei saa aru, mida Jumal võib-olla aastad on teinud, ma võtan siit oma märkmetest, aga ma tean, et mul on siin selle kookoni kohta. Ja selles kookonis sa oled nagu täiesti sinu keha või mis seal on see tõuk. See tõugu keha täiesti nagu, kuidas öeldakse, lagundatakse ära. Ta täiesti muutub, ma mõtlen, kuidas on võimalik, et niimoodi, ennem on siuke uss. Ja siis äkki tekivad tundlad, need tiivad, mis on täiesti nagu, või kui tolm on veel seal see tiibade peal mustris, eks ole, ja jalad ja kõik, ja ta tulebki sealt kookonist välja. Kas keegi saaks minna vägise seda lahti käristama kookonit? Ma usun, et siis ta tekitaks selle arengu ja see sureks hoopis ära. Seda ei saa minna varem lahti kangutama. Ja niimoodi teeb ka Jumal. Ja kui me ei saagi kõigest aru, mis siis on? Aga tähtis on see, et ma tean, kes ma olen, mis on mu identiteet. Ma julgen minna Jumala juurde, ma julgen küsida. Jumal, mis nüüd? Miks pärast mitte midagi? Jumal ütleb, võta rahulikult. Ta on mulle mitu korda öelnud. Ma olen sinuga, mu tüdruk. Ma olen sinuga, ole julge ja vahva. Ja siis ma olen jälle kindlustatud. Ma olen jälle julgustatud. Ma lähen jälle homsesse päeva. Sellepärast ma küsin vahest. Sel ajal, kui tõuk on kookonis, tema keha, see oligi see lause, mis ma tahtsin, täielikult hävineb ja moodustuvad siis need kehaorganid. Aga tegelikult, kas mitte meie ei ole need samad looduse imed, nagu see liblika, tõugust liblika tulemine. Kui ta tuleb meie ellu, Jumal, oma sõnaga, siis toimib meie elus muutus ja mis sest, et teised sellest aru ei saa. Joosepile tuli sõna, vennad sellest aru ei saanud, nemad hakkasid Joosepile vastu töötama. Ja mõtleme, kas sellega muutus see Joosepi kutsumine? Kas sellega see sõna, mis Joosepile anti, kuidagi muutus? Inimesed isegi, kui Jumal teeb tööd sinu sees, nii nagu ta tegi selle, kookoni sees oleva tõugu sees tööd, inimesed ju seda ei näe, mis ta teeb. Ja kellegil on sinust mingi arvamine kunagi olnud, mis sest, et ta ei ole suga rääkinud, aga lihtsalt on mingi arvamine, mingi, ma ei tea, mis iganes olukorra kohta. Ja osad, mina tean, et mul on tuldud siia lausa ütlema, et sina oled vale asi vales kohas ja ütlesite,
Nüüd praegu see ei oma mu jaoks enam kaalu, aga vaata, ma tahan seda öelda, et mingi aja pärast me hakkame, kui keegi suvatseb, suhelda sinuga, siis ta saab aru, ma usun, et Joosep, kui ta oli seal ja kui nüüd tema vennad oleks seda näinud, siis nad oleksid märganud muutust Joosepi elus, aga nad ei olnud seal kõrval. Nad ei olnud tunnistajateks, nad ei olnud tema elu kaasosalised, aga Jumal oli igati seal olemas. Mõtled, vaene Joosep, tal ei ole oma perekonnaliikmeid. Jumal oli olemas, täiuslik Jumal, kõige varustusega, kõige tarkusega ja siis mõtled, Joosep on seal. Esimese Moosese 39. peatükis räägitakse sellest, kuidas Joosep oli seal ja vennad tahtsid ta ära tappa, läks õnneks. Ju siis Jumal ikkagi pani mingi muu mõtte, seal ütleb ka, et üks vend ütles, et ärge tapke. Ja siis panid ta sinna tühja kaevu ja kujutate, ta müüdi orjaks. Mis on orja seisus? Ori teeb, mida tegema peab. Kui paljud meie oleme müüdud, nagu keegi on meid nagu orjas, me oleme mingis eluolukorras ja me oleme justkui pidanud olema nagu mingis mõttes nagu ori. Kellegi teise tahe valitseb suuremat meie üle ja siis, aga mõned jäävadki sinna orja seisusesse. Ta ei tulegi sealt kunagi välja. Ja muidugi seal võib ka üks teine nüanss, seal võib olla ka vaimulik sidumine olla, aga seda ma täna ma tean, et ma olen ühe inimesega vestelnud ja pikka aega vestelnud ja aeg-ajalt jälle vestlen. Nii et tema ütleks mulle, ma ei tea, ta ei ole mulle seda öelnud, aga näiteks ma ütlen, et ma tean, et ma selle inimese, kellega ma olen vestelnud, kui ma küsiksin tema käest, mis on sinu kutsumine, ja ma olen küsinud seda, siis ta ütleb, ei, mina ei tea mingit kutsumist, tahaks nendest deemonite rünnakutest ja piinamistest vabaks saada. Aga teate, see on ka olukord. Sa pead tahtma, aga tahtma vabaks saada mitte sinu tingimustel, vaid Jumal, juhi mind välja sellest, või mind välja orjusest. Kas see ei ole mitte orjus? Kui sa oled, tema ütleb lausa, et ma tean, et see ei ole väljamõeldis, et need deemonid piinavad teda, torgivad teda ja telefoni teel kestab see palve 3-4 päeva kõige rohkem ja siis ta helistab mulle jälle. Nii et kõige selle tagatis, isegi kui sa oled nii nirus olukorras nagu tema, muidugi tal on lahendusi pakutud, ta seda lahendust praegu ei ole veel vastu võtnud, see on tema otsus, mitte minu. Jumala tahe on see, et sa otsiksid Jumalat ja me peaksime lubama sõnal, mis tuleb meie elus, meid muuta. Alati see sõna ainult ei muuda. Tead, mis ta teeb? Ta katsub sind läbi, ta sulatab sind vahest, ta puhastab sind see sõna ja inimesed ei suuda selles protsessis olla ja nad tõukavad vahest selles, nagu ütleme, sa oled selles kookoni protsessis. Nad ütlevad, mina siit enam rohkem edasi, mulle aitab sellest Jumalast, mitte midagi sellega välja ei tule. Aga kuule, sa olid võib-olla 3 päeva pärast oleks sa liblikaks saanud. Sa oleks tõusnud lendu ja tõesti oleks olnud see püha vaimuga liikunud, nagu hõljuv liblikas läinud ühest olukorrast teise. Tead, mulle siin tuleb alati, tead, tal ei olnud kannatlikkust. Aga andke mulle andeks, kui ma kellegile ülekohut teen. Aga mina olen oma sees jõudnud seisusele või niisugusele arusaamisele, et see inimene, ükskõik ränk olukord, ta ei usalda Jumalat, ta usaldab ennast. Ta usaldab, nii, mina aru ei saa, tähendab läbi. Isegi see olukord, et mõni, ma ei tea, mul tuli praegu see äkki kuidagi pähe siia öelda. No ütleme, mis ma teha saan? No sul on palveta keeltes. Palvetad keeltes ja siis mõtled, Jumal, vaata, kui tubli ma olen juba peaaegu 3 päeva järjest keeltes palvetanud, võib-olla 2 sõna vahetasin abikaasaga, muidu palvetan kogu keeltes, vaata, kui tubli ma olen. No mille poolest sa tubli oled? Kui sina palvetad keeltes, see on sulle antud vaimuand, siis sinu vaim kasvab. Sina kasutad lihtsalt seda andi, mis sulle on antud. Sellepärast sa muidugi tore, et sa seda teed, sest et see on üks võimalus areneda ja kasvada, eks ole, piibel ju räägib sellest. Oi, kui tubli ma olin, ma palvetasin ja keeltes isegi ja. Nii et tegelikult paneme ennast sinna täiskasvanud lapse seisusesse, et me oleme Jumala kuningriigi pärandist osasaajad. Nii et näiteks kui ma tõin siin selle näite sellest inimesest, kes ütles, et saaks sellest deemonitest vabaks ja sellest torkimisest,
kas sa siis sellepärast oledki ainult Jumala kuning või ütled, et ma olen Jumala laps, et saada teemonist. Aga siis, kui sa teemonist vabaks, kus sa siis põrutad? Kas sa põrutad siis Jumala teenima või kus sa siis lähed? Tekib ju mõne puhul küll küsimus, eks ole ju. Aga mis sa siis edasi teed, kui sa vabaks saad? Kas sinu ainuke suunitlus on, et ma tahan sellepärast vabaks saada, et ainult Jumala väega, see on võimalik, eks ole ju. Nii. Ja inimesed ei suuda selles protsessis olla ja ma arvan, et ma kordan ennast, aga ma ütlen, see on protsess, kus sa ütled, et ma ei usalda Jumalat, et sul on oma plaan ja sa arvad, et sinu plaan toimib, kuigi sul on kutsumine. Näiteks, see ei ole minu näide, aga ma olen selle kuskilt saanud. Näiteks sa tahad majast välja ajada vargad. Aga tegelikult selle taga on üks perekond või üks põlvkondade tagune needus. Ja nüüd, kas sa ütled, et meil Eestimaal ei ole piisavalt neid Jumala sulaseid, kes oskavad sind aidata? Aga teate, kuidas inimesed suhtuvad sellesse vabastusteenistusse? No tule, no vabasta siis mind. No tule ja vabasta, no räägi mulle, mitu teemonit mul on. Tead, ma ütlen, mina ei ole selgelt nägija. Aga kui me koostööd teeme Jumala vaimuga, kui sina tuled appi, mina tulen appi, me teeme koostööd, siis tuleb püha vaim ja aitab meid, annab imelist nõu ja juhib meid väljapääsuni. Aga see ei ole see, et tule näita mulle midagi. Mul ei ole midagi sulle vaja näidata. Ja tihti ma umbes näen, no tule siis sõida Tallinnasse, tule vabasta mind. Hei, minul ei ole vaja vabaks saada, ma olen vaba. Kellel on vaja vabaks saada, see on täpselt see, et mida sa tahad. Kas ma tahan Jumalat või mida ma siis tahan sealt juurde. Ja kujutad ette, et sinul on siis, sina ajad majast välja vargad, aga varastel on sinu vanaisa poolt neile allkirjastatud rendileping ja see tuleb nüüd minna taevasesse kohtusse, see rendileping tühistada, et sa saaksid nendest lahti. Nii, et vahest me nii õudselt surgime, oi, kus ma olen pattu teinud, kus on midagi viga. Tead, ma palvekoosolekul, ma juba nimetasin seda, ütlen täna sulle veel, sest ma ei ole seda kaamera eest, ma tean öelnud. Meie vastutus ei ole teada, mis patt meil on. Kui sa tead, et sul on konkreetne, sa tead, et sul on mingi patt, siis vabane sellest ja sa tead, et sul on olemas. Sul ei pea Jumala püha vaim seda enam ütlema. Ütleme, ma ei kujutate, mis siin siis võiks olla, aga ma ei taha näidetki tuua selle kohta. Aga kui sa ütled, ma ei tea, me oleme igasuguseid palveid palvetanud. Jaa, me oleme tõesti. Mina olen väga agar pastor. Mina tahaks, et minu perekonnaliikmed saaks ruttu vabaks ja ma toon neil igast palveid ja palvetan ise ja katsun läbi ja siis tuleb välja, et üks päev loen, saan targemaks. Jumala vaim ilmutab mulle tead. Niisugused umbmäärased vabastuspalved ei toimu saatanale. Sa pead väga täpselt märki panema. Ja ma tean seda, aga mulle tundub, et proovime nii igat moodi proovime, eks ole ju. Ja nüüd on siis niimoodi, et me surgime ja urgitseme, aga tegelikult see on püha vaim, kes tuletab meile meelde patu. Kui ma olen nüüd jõudnud oma arengus, oma muutmises sinnamaani, püha vaim, milles on asi, miks ma edasi liigun, milles on probleemid, siis püha vaim annabki sulle teada, mis on need asjad. Näidab sulle pildid, vahest on need pildid niisugused, mina endast tean, et pildid niisugused, ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Ja siis mõtiskled, siis ta küsib, mis see sulle ütleb see pilt? Mis sulle esimesena pähe tuleb, kui see pilt sul silmade ees on? Ja Jumala vaim hakkab arutama ja hakkab näitama sulle olukordi. Ja kujutad ette, see ei ole nii, et plaks sünnib, aga vahest sünnib ka plaks. Aga ma arvan, et miks see plaks ei sünni on võib-olla selles, et ta tahab meid õpetada asjades sisu aduma, et paljud inimesed on pidanud meelt parandama igasugustest suguvõsa probleemidest. Näiteks suguvõsa sul on mingid ütlemised, mingid kõnekäänud, mingid labased väljendid, osad on väga sarkastilised. Siis kõiki neid asju, mida näiteks sinu suguvõsas on, me ütleme, oi, aga mul on kutsumine. Kui on kutsumine, siis ma ei pea üldse ennast muutma. Ei ole nii. Kui sul on kutsumine, Joosepil oli kutsumine ja Joosep oli pärit heebrealaste hulgast. Ta oli juut. Nüüd ta läks kuhu? Egiptlastega koos elama. Ta ei saanud algust, kui ta orjaks müüdi. Ja tead, kuhu ta sattus veel?
teda ostis ju, ta siis oli nägusa ja korraliku välimusega, teda, paneme Eesti mõistest, ütleme, et tema on Eesti kaitse sõjaväe peakaplan, sõjaväe mitte kaplan, vaid sõjaväe, mis ta on, kindral, ütleme, paneme siis. Nii, ma usun, et Potifar oli just nimelt kaitseväe pealik, tema valvas Vaarao, ütleme, seal oli sõjavägi, seal oli kaitsevägi, seal oli vanglad käivad sinna alla, teate, meil on ju ka, kui oli paraad, siis oli vanglad, kõik olid ju rivistatud, kõik see üksused olid ju need, kuulusid ju sinna alla, kõik sõjaväe alla, eks ole ju. Vanglad, kodutütred, siis vabatahtlikud päästjad, sõjaväelased, siis need, kes on, kuidas neid kutsutakse nüüd, kes on sõjaväe läbinud, aga need on need reservväed, kõik käivad ju sinna alla, eks ole. Ja nüüd kujutate, Joosep sattus sinna. Ta see keelestki alguses aru. Aga kuna Potifar märkas, et tal kõik õnnestub, mina arvan, et tal ei oleks õnnestunud, kui ta ei oleks Jumalaga koos käinud. Jumalaga ta käis ka selles kitsas kohas, kus ta oli. Ja Jumala plaan oli Joosepist teha riigi teine mees. Ta pidi saama oskuse, kuidas juhtida midagi. Ta juhtis nii hästi ja mina usun, et kui lõpuks, kui see naine, Potifari naine teda meelitas, ma olen kuidagi mõtlen, et mina arvan, et Potifar sai aru, aga tal pidi olema üks niisugune strateegiline, et paneme siis selle sinna, või ühesõnaga ma siin ei tahtnud eietada rohkem, tahtsin lihtsalt öelda, et kuhu ta läks. Piibel ütleb väga selgelt, Joosep pandi nende vangide hulka, kes olid nagu seal kõrgemast klassist, nagu seal olid need Vaarao, joogikallad, vaat need. Sinna sattus. Ja õige varsti, ma usun, et kui nad käisid ja ta oli Potifari kohas, ta oli tuttav seal juba mõndadega. Ma usun, kui need ülemused, mis seal vanglas olid, ta oli osadega juba võib-olla tuttav ja nad teadsid, kui hästi ta toimetab. Tal oli keel juba selge, oskas äri pidada, kõik õnnestus. Siis vanglas varsti andi kogu juhtimine tema kätte üle. Kõik vangid olid tema, see on Piibli räägib. Ta tegi seda, mis ta tegi. Ja peale selle oli ta üks imeline and seal. See oli and, et ta seletas unenägusid. Mis sa mõtled, et Joosep ei tahtnud oma elu saatust kujundada või? No tuletame, kuulge, teie siin nüüd olete, tead, ma seletasin teile une, minge nüüd rääkige, tuletage mind meelde, kui te nüüd vabadusse pääsete, tuletage mind meelde. Kas sa tuletasid meelde või? Ei tuletanud, eks? Niimoodi meie proovime ka, kuule, tuleta meelde, mul on siin, ja me oleme oma vahel, ütleme, et me oleme õed ja vennad siin oma keskel, kellel on kitsas käes. Siis tuleme kokku, palvetame, üksinda ei saa hakkama, saame koos hakkama, küsime Jumala käest, mis uksed on kinni, mis uksed tuleb lahti teha. Otsime koos Jumala palet. Ei ole nii, et sa pead üksinda hakkama, ei pea. Ja muidugi kindlasti sa ei olegi üksinda, sest Jumal on sinuga. Nii et meid ei ole ainult mitte informeeritud, vaid Jumalalt tuleb see, et tema teostab, tema tegeleb sinuga, tema redigeerib, tema valmistab, tema vahest on vaja sind kuskile tõugata, ta teeb seda. Jumal teeb seda, pane nüüd hästi tähele, mis on temale vajalik. Ta teeb seda, mis talle meeldib ja mida ta armastab. Ta teeb tööd meiega. Ja tead sa siis, see sama lause, Joosepid edasi. Jah, ma olen kutsunud küll, aga mina ei tea, kuidas seda edasi saab. No siis ole mingi natuke nõder, pole midagi sellest. Nii. Ja Jumal saab sind kätte, tema teeb selle teoks, tema teeb su edukaks, võimekaks, aga sina luba sellel sõnal oma sees teha tööd. Tead, iga seeme, ära unusta seda, et su süda on Jumala põllumaa. Ja kui tema paneb ja külvab seemne, siis ta külvab selle eesmärgiga, et sa kannaksid vilja, sest aednik on tema. Sa kannad vilja, Jumal, hei, mina lähen siit ära, minul aitab, minul kõik panen pillid kotti, aitab küll, mina siit asjadest enam aru ei saa. Kes ütles, et sa peadki kõigest aru? Sa ei peagi aru saama kõigest. Aga üks on asi, millest sa pead aru saama. Hoia Jumalast kinni. Hoia kinni ja tea, kes sa oled. Tea, kes sa oled Jumalat. Mis on sinu identiteet? Mina usun, et Joosep teadis, kes ta on.
ta oli üks kindlameelne noormees ja ma väga imestan, et ta ei, piibel ei räägi mitte midagi sellest, et oleks oma vendadega kodus, seal nagu öeldakse, oma nende karjamaadel lammastega, kuskil piibel ei räägi sellest. Ta on niivõrd hõivatud, ta võtab sealt, kus ta on ja tegeleb sellega, mis ta tegeleb ja nagu me teame, terve aeg toimus areng, muutus. Muidugi toimus ka, nagu öeldakse, taandareng, nagu meile tundub. Juba hakkavad jumala asjad välja paistma. Tead, just nüüd hakkab jumala vaim liikuma. Plärts vanglasse. Ja siis oled seal vanglas. No mina arvan, et vanglad, olgu nad nii jõukatele kui tahes, vanglad on ikka vanglad. Niisiis, Joosepil juhtus ka väga olukordi ja sõna, mis Jumal tema ellu rääkis ja see siirus, mis tal oli. Nii et kui ta arvas, et ta vennad teda julgustavad sellest tema kutsumisest, siis sellest ei tulnud mitte midagi välja, aga me ütleme, aga äkki see polnudki, me vahest mõtleme nii, äkki see polnudki Jumalalt. Aga tead, mina olen palju kordi ise mõelnud seda, kui minul ei oleks olnud, võib-olla oleks olnud sõna, kuna Jumala sõna on piiblis ka kirjas, siis mõtled, et äkki ma mõtlesin selle ise välja, et selle sõna võtsin endal, eks ole. Aga tegelikult me saame väga hästi aru, kas see on Jumala käest meile antud. Täpselt nii, nagu Jumal tõi, see on täpselt piibli kirjakoht, Jumal võttis selle kirjakoha, tõi selle mul niimoodi välja. Ta ütleb, teie ustavuse peale tulevad paljud, see on selle koguduse visioon. See on see, mille peal me oleme kõik need aastad seisnud. Me ütleme, no kaua veel võib ustav olla? Ju siis ei ole aeg täis saad veel. Tead, see on Jumala aeg, mitte meie aeg. Meie ei pane mõõdet. Vaat siin ka tõesti, tead Joosepit, paneme edasi. Paneme edasi, et me lihtsalt ei tea, millal see asi oma selle katarsise kätte saab, aga kas see ongi minu otsustada? Kas ma elan praegu? Elan. Kas ma olen rõõmus? Jah, olen rõõmus. Kas ma olen väga maha surutud? Ei, ma ei ole maha surutud. Aga ma kogu aeg võitlen. Jumal näitab mulle peensusi vahest, kui ma nüüd käin koos temaga ja ma tahaks koos sinuga võtta lahti. Võtame vahepeal Jumala sõna, laulud 105. Vahest on huvitav, et Uus testament räägib väga sellest, mida räägib ka Vana testament. Nii et me ütleme, et kui Jeesus käis, ta teadis väga hästi nii seda Vana testamenti ja lõi aluse Uueks testamendiks. Nii et laulud 105. Ja 17. salmist ma loen. Siin võib, võtame 16. Ja ta kutsus nälja maa peale ja lõpetas kõik leiva jätku. Ta läkitas nende eele mehe, Joosep müüdi orjaks. Vaata, kui huvitav lauseehitus. Ta läkitas ühe mehe, nendest ettepoole, kui see näljaaeg tuli, saatis ühe mehe. Aga see on Jumala, kuidas tema fikseerib, mõtleme, terve elu saatust. Joosep müüdi orjaks, saatab ühe mehe, siis ta saadeti niimoodi, et müüdi orjaks, sai õigesse kohta vähemalt. Tema jalgu vaevati pakkus, ta kaela pandi raudu. Ma ei tea, kas seda siis, kui ta müüdi orjaks, olid tal neid pakkus, või siis, kui ta istus seal vangis, vangist alguses võis ka pakkus olla, pärast võib-olla valitses kõige vangide üle, ei tea mina ja ei ole ka, aga ometi ta ütleb, tal oli ka vaeva ja ta oli nagu vangistatud päriselt ka. Ja ma kujutan ette, kui meie ütleme, et minul on siin vähemalt koguduses vennad õed, kellega me siin suhtleme ja kui mul on siin neid veel rohkem, et kui häda käes helistan õele või ühele teisele õele või vennale või ütleme kristlastele, kellega koos palvetada, meil on, aga temal ju ei olnud, telefoni tookord ju ei olnud. Helistan vahepeal papsile, paps teadis, ta surnud on, eks ole ju. Sa ei saanud. Nii, tema jalgu vaevati, ta kaela pandi raudu, kuni issanda sõna, jälle, mis asi täide läks? Sõna. Issanda sõna läks täide. Tema kõne tegi ta puhtaks. Ta oli ühe väärika, targa sõnaga. Ta kõne oli Jumala silmis samaväärne, et see sõna tuli ta elust välja.
Siis kuningas läkitas ja päästis ta lahti, rahvaste valitseja laskis ta vaba. Ta pani oma isandaks oma koja üle ja kogu oma omandi valitsejaks. Ta ütleb isand selle Potifari kohta. Nõnda, et oma tahtmist mööda võis sundida oma vürste ja õpetada tarkust tema vanemale. Vaat seda ei ole mina olen kogu aeg arvanud, et Joosep, et mismoodi ta õpetas, aga ma arvan, et Potifar märkas, et Joosep oli oma töödes niivõrd arukas, ma usun Jumal andis ta, nii et ta lausa õpetas oma vürste, Egiptuse mehi, Joosep õpetas, võib-olla tegi neile töötube. Nagu tänapäeva mõistes, tegi neile töötube, õpetas neid, sest tõenäoliselt temal oli tarkust, mis tuli Jumala käest, mis oli väärt tähele panemist ja Potifar pani tähele seda, õpetas tarkust tema vanemaile. Nõnda tuli Iisrael Egiptusesse, Jaakob elas, siit läheb edasi. Aga kui sa mõtled, Uus Testament räägib meile, mis toimus Vanas Testamendis. Kõik on täpselt teada, need inimesed ei ole kuskil, kutsumised ei ole kuskile kadune ja Jumal kaitseb teda, kannatlikkus on üks väga oluline aspekt. Nii et kui asi on väga tähtis, sinu suhtumine olukordadesse ja need teostuvadki meie elus, kui ma usaldan Jumalat. Kõik, nagu ma korra ütlesin, vaataja silmades. Aga aeg, see on Jumala käes. Tema tunneb aegu ja ajastut. Ja kõiges selles on veel üks põhiline olemise realiseerumine. Õppida selle aja jooksul, kui sa oled käinud läbi hädast, vaevast, kitsikusest, mis iganes, kogu aeg õpid Jumalat tundma. Ei ole võimalik, et Jumal on ainult, kui sa kirikusse tuled, aga kui sa lähed koju ja hakkad koristama või kui sa ehitad midagi või kui sa, lõhud mingit vana maja või viskad sõnnikut laudast välja, siis Jumalat seal ei ole. Pole ju niimoodi. Nii et ma usun, kui Joosep oli seal vanglas ja siis Jumal oli temaga igal pool. Mõistaksime, et selle tõugu olekus, kui sa oled tõuk, sa lendu ei tõuse. Nii et sa pead ootama ära selle Jumala aja. Tõugu aeg peab täis saama. Teda ei saa sealt varem välja katkuda. Ja siis saad tiivad ja püha vaimu väes tõused lendu. Jumal kaitseb seda ja ta talletab temast selle sõna. Ja ilmutuse raamatus 30, me räägime nüüd päris piibli lõpust, sest me liigume sinna lõpuaega, meil on uued olukorrad, uued ajad tulnud, ajastu muutus on, ilmutuse 30, see on kiusatus ja läbikatsumine. Ta ütleb, mina hoian teid katsumise ajal, kogu ilma oma peale tuleva katsumise ajal. Kannatlikult hoiad, kui sina hoiad minu sõna. Ja võtame lahti Luuka evangeelium 21, see kinnitab täpselt sama asja, aga natuke pikemalt, mis kannatused siin kõik läbi on. Luuka, Johannes ja Luuka 21. Nii. Ja 27. mul on märgitud, et hakkame lugema. 26 on täitsa nagu selgitav, et tegelikult me ütleme, et oi, et kui me oleme nüüd Jumalaga, siis meil ei tule enam mingeid raskusi. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja oodates, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega, tulevad pilve sees, väega ja suure hiilgusega. Me rääkisime eelmine kord, Jumala kuningriik on väe kuningriik. Jumala kuningriik on väes. Ja aga kui see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Ja ta rääkis neile võrdumi, vaadake viigipuud ja kõiki poid. Kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on lähedal. Mida tähendab viigipuu? Viigipuu tähendab Iisraeli. Vaadake, kuidas sündmused on Iisraelis. Meil on seda kogu aeg räägitud. Vähemalt need, kus mina olen õppinud, ikka ütleb, vaadake võrdumit, kuidas Iisraelis asjad käivad. Te ei saa seda Iisraelit jätta kuidagi kuskilt asjadest välja, need sündmustest.
nõnda ka teie, 31 salm, nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. Kujutad ette, tulevad kehvad ajad, aga Jumala riik on lähedal. Tähendab, Jumal tõesti tegeleb sellega, kes on õiglane kohtunik, et ta karistab kogu ilmamaa rahvaid. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad, millest me iga kord selime, minu sõnad, Jumal on jätnud meile sõna, Jumal on jätnud sulle sõna kaudu kutsumise. See sõna ei hävi. Kui ma lähen siit tulevasse taevariiki, siis mind kannab mu sõna, mind muudab see sõna. Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise, purjutamise, argielu muredega, et see tuleks teie peale äkitselt, otse kui linnupael. Teate, mis on linnupael? On nagu võrk, millega püütakse linde. See äkki tuleb sinu peale niisugune võrk, sest see tuleb kõikide peale. Oi, mina mõtlesin, ma olen kristlane, et te minu peale ei tule. Piibel ütleb, tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad. Ma ei ole veel taevasse lennanud. Ma asun ka siin maa peal. Ma pean teadma, mis Jumala sõna ütleb. See tuleb kõikide peale. Ta ütleb, valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Et ma oleksin vääriline põgenema sellest hukatusest. Aga Jeesus oli, siit edasi ma ei loegi. Nii et tegelikult see sama sõna on, mis hoiab, see sõna on, mis meid julgustab. Ükskõik, kogu maailma peale tuleb see linnupüüdja võrk ja tabab kõiki, aga valvake. Originaalis on öeldud, meid valmistatakse, sest mõistetakse kohut rahvaste üle. Meid valmistatakse juba ette. Me saame vältida, kui me hoiame ja talletame sõna enda sees alles. Kirik peab välja sirutuma viimastel aegadel. Tõstke oma pea, siin ütleb ka 28 salmist oli see, kui ta ütleb, tõstke pea. Isegi saatan tahab teilt ilmutust röövida. Kui te jääte kindlaks sõnale, sõna katsub meid läbi, ta tahab meid kinnitada sõnas. Ja toon veel ühe näite, lõpetuseks ma juba lõpetan, et kui Iisraeli rahvas, Jumal oli neile tõotanud, te saate tõotatud maale minna. Ja tead, ta ütles juba ette, ma annan selle maa teile. Ja siis, oi, kuidas me siis nüüd teeme? Okei, teeme nüüd niuke hea plaan on, saadame paar meest sinna või igast suguvõsast keegi mees ja ma saadan sinna, las nad vaatavad selle tõotatud maa üle. Kui te usute Jumala sõna, siis te olete usklikud. Aga nemad seal läksid küll tõotatud maale ja nendele toodi, see on 5. Moosese raamatud kirjas, see tegelikult oleks täitsa tark praegu lugeda, 5. Mooses 1, et lihtsalt see ei oleks nagu minu jutt, sest et minu jutt on minu jutt, aga Jumala sõna on Jumala sõna. Nagu me siin ütlesime, sõna teeb meil vabaks, tõna teeb, kasvatab, julgustab, lihvib, küpsetab, kedab, mis iganes ta teeb. Nii et 5. Mooses 1. peatükk, no kohe üldse ei liigu need lehed, 21. Vaata, issand su Jumal annab maa sulle ette. Mine võta see enesele nagu issand. Su vanemate Jumal sulle on öelnud, ära karda ega kohku. Ja siis te tulite kõik mu juurde ja läkitage mu ees mehi, et nad meile maad kuulaksid ja tooksid sõna teie kohta, mida mööda peaksime minema ja linnade kohta, kuhu peaksime jõudma. See kõne oli minu silmis hea ja ma võtsin teie hulgast 12 meest, igast suguarust ühe ja need võtsid suuna ning läksid üles mäestikku, jõudsid kobarorgu ja uurisid seda ja nad võtsid kaasa maa vilju, tõid alla meie juurde ja ütlesid, see on hea maa, mille issand meie Jumal annab. Ja siis, mis juhtus? Aga te ei tahtnud sinna minna. Ja tõrkusite issanda oma Jumala käsu vastu. Nurisesite oma telkides ja ütlesite, sellepärast issand vihkab meid. Ja ärme meie,
kui Jumal meid juhib. Ta on andnud meile sõna. Ta on hakanud meid juhtima. Ärge öelge, et Jumal teid vihkab. Ei, Jumal ei vihka, mitte keegi, vaid lihtsalt vahest on, et meie oma mõistmatus. Nad hakkasid sirgelt Jumalale vastu. Tead, ma arvan, et neis oli orja mentaliteet veel. Kuidas me nüüd lähme? Me olime orjad kõikide alluvuses, aga me olime sellised orjad, kes ei saanud oma tahtmist täita, vaid tegime teiste tahtmist. Ja sellepärast meil oli nagu katus pealt ära. Oi, nüüd on nii suur vabadus, nüüd tuleb hakata võitlema. Ei, meie küll ei võitle. Ja sest, et oli hea maa, Jumal ütles, see on juba teile antud, te peate ainult selle kätte võitlema. Siis meie ütleme, Jumal, kui sina tahad siin ikka midagi teha, siis tee ise ära. Aga mis meie siis siin teeme? Ma arvan, me teeme koostööd Jumalaga. Ja kui ma täna ütleksin sulle veel kord selle lause, Joosepid, lähme edasi. Meil on kutsumine, meil on Jumala tahe selles paigas. Ja üle Eestimaa, ma mõtlen, oi tead, mina siin, Marika, mõtlesin ise välja, et Paliverel on üks niisugune eriline kutsumine, eks ole ju. Aga Jumal on, Paliverel on kutsumine, tervel Eestimaal on sõna öeldud Eestimaa kohta. Ja igal üksikul meist me oleme kui Jumala kardetav ime. Niisiis hoia seda sõna oma südames alles. Ja kiusatused, neid võib ikka tulla, raskusi, neid võib ka tulla. Aga mina usun, et see, mis täna ma suutsin teieni kanda, on see, et kõik tuleb. Jumal ütleb, see lõpulaine, ta ütleb, see tuleb nagu Schmidt-Wilgerford oli see, kes minu meelest sai esimest korda selle lõppu, või võib-olla esimest korda või mitte, esimene või mitte, aga ta ütles, et see on nii tugev tsunami, et mitte keegi ei saa selle eest nagu peitu pugeda. Ja kui mina täna tulen hommikul kirikusse, siis mõtlen, huvitav, millal need inimesed küll tahavad Jumalat otsida ja siis mõtled, et noh, aga selleks olemegi meie siin töötegijad. Meie valmistumegi selleks lõikuseks, mis tulemas on. Meie ettevalmistus tõenäoliselt ei ole veel lõpetatud. Nii et Jumal teeb meiega veel tööd. Jeesuse Kristuse nimel. Ma õnnistan täna igat ühte, kes peab tegelema sellega, et tal on teemalikud väed kiusavad teda. Siis otsi vabanemist. Kui sul on haigused, otsi lahendusi. Tihti, mis ma siin ikka enam otsin, et sõidan ratastooliga siis sinna kuningriiki. Ei, sa pead teenima Jumala kuningriiki. Sul on vaja siin. Sul on vaja sinu, milleks Jumal sind kätte sai, milleks ta sind valmistanud on, ka selleks või? Ei, Jumalal on plaan, see ei ole lõpetatud. Ma õnnistan igat ühte. Joosepid. Teil on kutsumine, seda te teab igaüks, Joosepil oli kutsumine. See, et Jumal teeb tööd Joosepis, ma õnnistan, et igaüks tunneks ära täpselt, mis töö praegu on Jumalal käsil tema elus. See, et Jumal tõstab ta ausse, et Jumal ausab ilmsiks, et ta tõuseb lendu, nii et ta oma vennad ka teda ära ei tunne. Ja ometi jääb alles tema hea südame hoiak. Ta hoidis oma südant, ta ei kibestunud ja ma tänan issand, kui me käime sinuga koos, siis meie ei kibestu, vaid me oleme väärikad. Meil on tarkus kogu varustuse jaoks, meil on tarkus nii finantside jaoks, meil on tarkus tervenemise jaoks, meil on tarkus võita ära kõik takistused Jeesuse Kristuse nimel. Aamen, olge õnnistatud.